TV3 uudistes siin tülitame, et vaatan, et siin on mingi päris suur liiklusõnnetus juhtunud, et mis siin päästjatel teada on, et mis siin juhtunud oli? Hetkel ei kommenteeri, kui sündmus on läbi, siis ma võin anda infot. Aga nagu aru saades päästjate jaoks ikkagi keeruline sündmus? Kindlasti on, aga hetkel ei kommenteeri mitte midagi. Selline vägagi karm vaatepilt avanes päästjatele Põltsamaa lähedal. Õnneks oli siiski tegemist õppusega. Õppusel toimus niimoodi, et hommikupooliks siis oli meil liiklusõnnetusega, kus siis oli kokku põrganud 3 sõiduautot ja pealelõuna siis oli meil ühiselamu tulekahju, kus siis algselt algas ta ühe stsenaariumiga ja kasvas üle siis nagu teiseks, ehk siis komplekssündmus. No mis selliste õppuste käigus võib-olla professionaalsetele päästjatele kõige rohkem silma jääb ja hindajatele, et mis võib-olla lihvimist kõige rohkem vajavad? Eks see võib-olla koostöö on ikka see, et on edu alus, et kommunikatsioon juba sündmuskohale sõites ja see, ütleme, mitme erineva ametkonna omavaheline koostöö on täna selliseks võib-olla kõige suuremaks takistuseks, aga eks see on ka eesmärk seda sündmustel lihvida, nii et see on, ma arvan, täna täidetud. No, eks ta siin Põltsamaal on juba teatud mõttes traditsioon. Ühelt poolt on see, et eks ta on meie püha kohustus esiteks oma vabatahtlikega õppusi läbi viia, neid arendada, meie omavahelist koostööd arendada ja teisalt siis ka kaasata sinna meie koostööpartnereid, täna siis õppuses näiteks kiirabi. Et eks selle asja mõte on ju suuresti see, et me sündmuskohal siis tegutseksime siis operatiivsemalt, kiiremini, me teaksime, mida üksteiselt oodata ja lõppude lõpuks on ju see ka, et me toodame siit ka vabatahtlike näol ühiskonda koolitatumaid ja oskuslikumaid päästjaid, et see sõna läheb edasi ka. Kas ja kui palju võib-olla on sündmustel reaalselt tulnud seda, et on õppusel olukord läbi mängitud ja siis sündmusel asi käib tunduvalt kiiremini ja lihtsamalt? Absoluutselt, neid on kordi, et ega see päästeameti ja päästja töö ongi ju selline, et see käib mustrite najal. Ja see, mis me siin täna harjutame, näiteks see liiklusavari, mis siin just lõppes ja mille kokkuvõtteid me teeme, et sellega ongi see, et neid mustreid me kasutame seal ära, Tallinn-Tartu maantee on meil siit samast kiviga mõnikord visata ja neid sündmuseid sinna me saame ja koos vabatahtlike neid lahendame, nii et hädavajalik.